Täna süveneme elektripaigaldise projekteerimise etappidesse. See on samm-sammult protsess, mis jälgib rangelt rahvusvahelisi ja Eesti standardeid, eelkõige EVS N60364 sarja. See on rahvusvahelise elektrotehnika komitee ehk IEC standard, mis on Euroopas vastu võetud harmoniseeritud dokumendina ja Eestis omakorda riikliku standardina. Eesti Vabariigis on Euroopa Liiduga liitumislepingu tõttu kohustus need standardid teatud aja jooksul üle võtta. Kuigi standardeid on sadu ja enamik neist on kättesaadavad inglise keeles, on madalpingepaigaldise standardite sari tõlgitud ka eesti keelde, sest sellel on väga lai kasutajaskond. Projekteerimise esimene ja kõige olulisem samm on algandmete ja koormuste määramine. Me peame esmalt teadma paigaldise oodatav koormust. See hõlmab nii eeldatavat võimsust, mida tähistab PB-ga, toiteallika omadusi kui ka arvutusvoolu IB väljaarvutamist. Koormuste põhjal saame määrata, milliste vooludega meil tegemist on. Suuremate võimsuste korral tasub kaaluda, kas tegemist on madal- või keskpinge paigaldisega. Need andmed on aluseks järgmiste etappide jaoks, nagu näiteks juhtide ristlõige ja kaitseseadmete valikuks. Ilma täpsete algandmete on edasine projekteerimine võimatu. Kui algandmed ja koormused on teada, liigume edasi teist etappi, juhtide ja kaitseseadmete valikuga. Teades voolusi, pingeid ja koormusi, saame valida sobiva ristlõige juhid, faasi L, neutraali N ja kaitsejuhi PE. Lisaks valime välja sobivad kaitseseadmed, tähistama IN, mis vastavad paigaldise nõuetele. Selle käigus tuleb arvestada ka voolutihedusega ja paigaldusviisidega, mis mõjutavad juhtide ja kaablite jahutust ning lubatud voolu tugevust. Eesmärk on leida optimaalsed lahendused, mis tagavad nii ohutuse kui ka efektiivsuse. Kolmas kriitiline etapp on kaitseseadmete kontroll. Siin kontrollime mitmeid olulisi aspekte. Esiteks vaatame üle liigvoolukaitse. See on loogiline kontrollpunkt, kus vastavuse korral liigutakse edasi. Kui liigvoolukaitse nõuetele ei vasta, näiteks on kaitse liiga suur või juhe liiga peen, tuleb teha muudatusi kas juhtide ristlõigetes või kaitseseadmete valikus. Standardid annavad selleks konkreetsed juhised, näiteks viited standardiosale 443 ja 433-1. Lisaks liigvoolukaitse kontrollitakse ka pingelangud. Pingelang peab jääma lubatud piiridesse, et tagada seadmete korrektne töö. Samuti on oluline lühise kaitse ja elektrilöögi vastane kaitse. Peame tagama, et elektrioht oleks minimiseeritud ja kaitse rakendus kiiresti rikke korral. Kui kontrolli käigus selgub mittevastavus, tuleb süsteem korrigeerida, kas siis juhtide ristlõige muutes või teiste kaitseseadmete valikutes. Jätkates kaitsmemeetmete kontrolliga on oluline pöörata tähelepanu kaitseseadmete selektiivsusele ja koordinatsioonile. Selektiivsus tähendab, et rikke korral rakendub kaitse ainult rikke kohale kõige lähemal asuvas punktis, jättes ülejäänud paigaldised tööle. See on ülioluline süsteemi töökindluse tagamiseks, vältides ebavaliku laiaulitusi katkestusi. EVS N60364 standardi sarja on selektiivsus üldjuhul soovituslik, kuid näiteks raviasutuste puhul on see kohustuslik. Praktikas tasub aga selektiivsus alati tähele pöörata, eriti olulisemate objektide puhul, et vältida ebameeldivaid sündmusi ja paigaldises. Ideaaljuhul peaks see olema tagatud 100%, kui vähemalt kriitilistes osades on see möödapääsmatu. Kogu see projekteerimisprotsess algandmete kogumises ja koormuste määramises kuni juhtide ja kaitseseadmete valikule ning kaitsemeetmete kontrolliga, sealhulgas üle- ja lühisvoolu kaitsest, pingelangu, elektrilöögi kaitse ja selektiivsuse tagamine on loogiline järjekindel. Igapäevaelus käib elektripaigaldise projekteerimine just selliste järjestuses. Paljud kaasaegsed tarkvaraprogrammid aitavad inseneridel neid samme optimeerida ja teatud kontrolle, näiteks lühisvoolu arvutusi juba projekteerimise käigus automaatselt lahendada, käsitledes neid sageli koos. Lõpuks pärast kõikide arvutuste ja valikute tegemist on neljandaks etapis lõppdokumentatsiooni koostamine. See hõlmab kõiki projekti käigus tehtud otsuste ja arvutuste dokumenteerimist, mis on oluline nii paigaldise ehitamisel kui ka edaspidi hoolduses ja kontrollimisel. Korrektselt läbiviidud projekteerimisprotsess tagab ohutu, töökindla ja nõuetekohustuse elektripaigaldise, mis vastab kõikidele kehtivatele standarditele ja ohutusnõuetele.